vennad saadavad neid naftatankereid läbi Hormuzi väina. Me ei vaja abi. Andsime avalduse välja. Ma jälgisin viimastel nädalatel ja kõik meie NATO liitlased toetasid meid väga. Nad pidasid seda väga oluliseks, me arutasime seda. On ülioluline kõrvaldada Iraani tuumaoht ja me tegime seda kindlalt ja jõuliselt. Hävitasime nende mereväe ja relvajõud täielikult. Nende õhuvägi ja merevägi on purustatud, neil pole enam kumbagi ega radarit, sest radari õhutõrje hävitati täielikult. Saksamaa, Itaalia ja Jaapan teatasid, et ei saada piirkonda laevu. Mehed, annan sõna teile tagasi. Väga huvitav, aitäh, Steve. On muljet avaldav, et Saksamaa ütleb, et ei tee midagi. Ühendkuningriik ütleb, et ei aita. Prantsusmaa ütleb, et tal on mõned lähedal ja püüab aidata. Jaapan ütleb ei. Ja ma arvan, et see on teada. Meil läheb hästi, see kestab veel mõned nädalad. Võib-olla toimub rohkem tulistamisi, aga laiemas plaanis kinnitab see seda, mida president on meie liitlaste kohta kriisi ajal öelnud. Nad on olemas. President ütles, et meie saame ainult 1% naftast Hormuzi kaudu. Jaapan aga 95%. Hiina 90%, 35%. Nad sattusid lõksu, nagu president teine pressikonverentsil ütles. See on peaaegu katse. Ta küsib, kas me neid tõesti vajame. Ta ütleb, aga ma tahan näha, mida nad meile ütlevad. Nad on seal kohal. Nad tõestavad teooriat, mida ta on alati kaitsnud. Jah, sakslane. Härra president, millist edu te olete saavutanud, et saada Ameerika Ühendriikide liitlased aitama neid naftatankereid Hormuzi väinas eskortida? Meil ei ole abi vaja. Tegelikult oleme juba avalduse teinud. Ma olen viimastel nädalatel jälginud ja kõik meie NATO liitlased toetasid väga seda, mida me tegime. Nad arvasid, et see oli väga oluline. Seda arutasime just hiljuti. Oluline oli kõrvaldada Iraani tuumaoht, mida tegime kindlalt ja jõuliselt. Me kõrvaldasime nende mereväe ja relvajõud, samuti hävitasime nende õhuväe. Neil pole enam mere ega õhuväge. Juhtus nii, et neil ei ole radarit. Nende radar hävitati, õhutõrje hävitati, kõik kadus. Juhid on läinud. Ma arvan, et just tähtsamaid inimesi, nagu paljud ütlevad, tapeti eile koos teise inimesega, kes oli mõrva eest vastutav. Mees, kes vastutas viimase 2 nädala jooksul 32 000 inimese ja meeleavaldajate surma eest. See on kuri rühm, ma mõtlen, nad tapsid palju rohkem kui 32 000 inimest. Ja mees, kes selle eest vastutas, tapeti samuti eile. Kõik NATO liitlased nõustusid, aga nemad ei taha teada. Hoolimata sellest, et me oleme neid nii palju aidanud, on meil tuhandeid sõdureid erinevates riikides üle maailma ja nemad ei taha meid aidata. Mis on muljet avaldav, ma mõtlen. Tõesti muljet avaldav. Ma ei avaldanud täielikku survet, sest arvan, et nad oleksid siis aidanud. Aga meil pole abi vaja. See sõda on kestnud juba väga kaua, peaaegu esimesest päevast, ning me kõrvaldasime suure osa sellest ja hävitasime mereväe mõne päevaga. Aga meid üllatas, et NATO, kuigi pidas seda ülioluliseks, oli täielikult nõus, et keegi ei peaks seda tegema. Neil oleks olnud tuumarelv 6 aja jooksul pärast B2 pommitajate rünnakut nende tuumapotentsiaalile, mina nimetan seda tuumatolmuks. Seega arvan, et NATO teeb väga rumala vea ja ma olen alati öelnud, et teate, ma küsin endalt, kas NATO oleks kunagi meie jaoks olemas. See oli suur proovikivi, sest meil pole neid vaja, kuid nad pidanuks seal olema. Teine asi on see, ja ma arvan, teate, väga oluline. Me ei pidanud olema seal Ukraina pärast, teate. Joe Biden otsustas kulutada Ukrainale $100 miljardeid. Ja ma arvan, et Saksamaa juht tegi just avalduse, öeldes, et nemad ei olnud seotud ja neil pole selle sõjaga midagi pistmist. Samal ajal peavad nad meie võitu suureks saavutuseks. Keegi ei soovi, et Iraanil või teistel oleks tuumarelv. Need inimesed on hullud, julmad ja vägivaldsed. Nad tapavad. Neid on väidetavalt umbes 41 000. Nad andsid 2 päeva tagasi välja hoiatuse. Igaüks, kes protesteerib, lastakse kohe maha ja tapetakse. See on päris karm asi, nii et kõik nõustuvad meiega, aga nad ei taha aidata.
meie, Ameerika Ühendriigid, peame seda meeles pidama, sest see on meie jaoks šokeeriv. President Trump võttis just sõna Truth Socialis ja ütleb, et me ei vaja enam ega soovi NATO riikide abi. Me pole kunagi samamoodi tahtnud abi Jaapanilt, Austraaliast ega Lõuna-Korealt. Tegelikult, rääkides Ameerika Ühendriikide maailma kaugelt kõige võimsama riigi presidendina, ei vaja me kellegi abi. J.O. News Nationist.